No nii, pool päeva tuuri tehtud, jalad juba valusad, tõeline turistivärk. Aga mida me siis oleme teada saanud? Alustuseks võtsime endale giidi, et kuidagi kiirendada seda infovahetusprotsessi ja leida üles õiged kohad ja nii-öelda speed up'ida ehk siis küsida kohaliku elu kohta ja nii edasi. Sest enamus inimesi siin räägivad prantsuse keelt ja juba raske on nii asju ajada, kui sa ise prantsuse keelt ei räägi. Giid on mega äge tegelane ja tema inglise keel ja tema teadmised on nagu hindamatud. Ehk siis poole päevaga on suht palju infot saadud. Ma ei tea, kui kiiresti nagu edasi anda mingit fakte, siis keskmine palk on $200–250 kuus. Kogu majandus, ei saa öelda kogu majandus, aga suur osa majandusest on nii-öelda nafta baasil või üldse maavarade baasil. Ja muud nagu äri siin, mitte äri, ei saa öelda, aga see on see põhiline osa siis sellest, mis siis riiki toidab. Ehk siis kui ma küsisin giidi käest, et kuule, et kui palju, mis siin veel nagu inimesed, mis tööd teevad või nagu mis see põhilised sissetulekuallikad on, siis ta ütleb, et enamus on nagu riigitööl, administratiivtööl. Valitsus on siis sõjaväe nii-öelda valitsus või partli sõjaväe valitsus. Ja neid väga ei huvita nagu see, et võiks turismi arendada või võõrad sisse lasta või midagi sellist teha, et pigem nad hoiavad alžeerlasi nagu siin ja välismaalasi väljas, oma väike selline ühiskonnakord, elavadki selle naftatulude baasil, subsideerivad, ma ei tea, kütust, toiduaineid, kõike seda, et siuke oma väike suletud ühiskond. Et selles mõttes huvitav maa, et ma ei teagi, natuke nagu selline mini Põhja-Korea vibe või nagu, et nagu nad ei ole nagu õnnetud, nad ei ole ka happy'd ega välja nad ei saa ja väga nad ei tea ka, mis siis väljas Euroopas toimub, kuigi paljudel on sugulased Prantsusmaal ja ta on Prantsusmaa koloonia olnud ja vaba olnud siis suhteliselt vähe, kas ta oli 1962 sai ta siis vabaks prantslaste alt. Enne seda siis oli 8 aastat kodusõda, kus alžeerlased siis võitlesid ennast vabaks ja ta on Prantsusmaaga jubedalt seotud. Igal juhul selline huvitav maa, mega puhas on, ma nagu eeldasin, et siin on, ma ei tea, käisime jaanuaris Liibanonis, suht pekkis oli linn ja mustad tänavad ja nii edasi. Marokos käisin augustis, siis ega seal on ka natuke sellist ikkagi rohkem räpane, kuigi turistimaa full on. Et siin turiste väga palju ei näe, aga tänavad on mega puhtad ja majad on korras ja kuidagi nagu huvitava vaibiga maa. No võt, ehk siis selline on siis esimese poole päeva muljed. Mis veel? Algsi väga ei saa siin. Nad ei tarbi ka, ööklubisid pole. Või 2 tükki on, aga need on turisti omad. Siis ei teagi, elavad oma araabia elu, moslemi elu. Mitme naise pidamist see on lubatud, aga väga ei harrastata, võib-olla ainult 10% siis on need, kes siis eelistavad mitme naise pidamist, nii naiste kui meeste poolt. Ehk siis, mina ei tea, ma ootasin nagu palju hullemat, aga tegelikult nagu ei olegi hullu midagi. Jumala okei nagu koht ja see nagu feeling või eelinfo, et raske on siia saada ja nagu koha peal on politsei ja sõjavägi umbes valvamas. On nagu tänavate peal ja maanteede peal, aga pigem on, ma ei tea, kiiruse ületamist ja mingite turvavööde pärast, et ega seal muud ei ole. Igal juhul selline
tore elamus, aga noh, me oleme siin pool päeva alles olnud, et hinnad on mega odavad. Me käisime praegu just muuseumis, muuseumi pilet oli 20 euro senti, kohvi on odav, kohvi oli veel odavam, kui ma arvutasin, vist oli 16,5 senti, oli siis kohvi piimaga, noh, ma võtsin, ma joon piimakohvi nagu. Coca-Cola oli 20 euro senti, sõime 4 lõunat mingis kohalikus restoranis, see maksis 9 eurot 4 peale, et need hinnad on nagu odavad. Vaata, kütus oli ka siin 18 euro senti liiter. Igal juhul niisugune tore elamus, eks siis ole näha, mis siis edasi saab. Et kes viitsib vaadata, see viitsib ja kes ei, siis ma võin oma lõpuks ka teha, et nii-öelda tulevikus hea vaadata, et kus sa käinud oled või mis stoorid on. Nii on, naudime elu!